diplomaat, kaitseekspert ja Riigikogu kaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Mina luban seista millest ikka kui Euroopa kaitse, julgeoleku, rahu ja heaolu eest. Ja vaadake, Euroopa on unikaalne heaolu, turvalisuse ja rahu oaas maailmas, nagu ka Põhja-Ameerika. Aga vaadake ka, mis toimub Euroopa ida- ja lõunapiiridel. Me oleme praegu ümbritsetud kriisikollete ja vaenlastega, kes tahavad meid rünnata, meie eluviisi muuta, võib-olla isegi hävitada. Ilmselt olete teadlikud tänaisest Iraani lausalisest rünnakust Iisraeli vastu, et rahvusvaheline olukord kahjuks on jälle veel kord halvenenud, aga loodame edaspidi kõige paremat ja selle jaoks ongi tarvis, et Euroopa oleks tugev, ta on ju majanduslikult hiiglane võrreldes näiteks Venemaaga, aga samas ta ei suuda täiemahuliselt ja jõuliselt Venemaale vastata. Nii et meie ülesanne on anda eeskuju, üles äratada eurooplasi ja nad panustaksid rohkem oma kaitsesse, sest ajad on muutunud. Lõpuks ütleksin, et Eesti on väike riik Euroopa äärealadel, siin Kirde-Euroopas ja NATO ja Euroopa Liit on meie jaoks võrdselt olulised. Nad on meie jaoks nagu isa ja ema, ma ütleksin, keda me peame hoidma, kellest me peame hoolima ja mõtlema sellele, et kokku on mõlemas organisatsioonis 35 liikmesriiki. Järelikult meil on 34 liitlast. Me ei ole üksi ja ma arvan, et me ei ole kunagi enam üksi ja selles peitubki meie jõud. Aitäh!